Nüüd ma näitan, kuidas teha kiiresti rätikuputru. Selleks on mul siin tauguterad 4 detsiliitrit, 2 sibulat, aed liivatee, till oma aiast juba ja võid natukene. Nüüd mul on ainult 2 väikest viinerit alles. Aga noh, ega midagi teha pole, siis saab putru 2 viineriga. See tuleb siis potti panna ja 2 korda nii palju vett ka sisse. Nüüd paneme ka siia sisse. Aedliivateelt võtame lehekesed. Nii. Läheb ka see. Ja till loomulikult. Selle küll hakime peeneks. Siis natukene võid paneme sekka. Siis soola. Sibula hakkimise meetodeid on nii erinevaid. Aga ma olen nüüd ühe hakkimise meetodi omaks võtnud rohkem. Nii, et võtad selle pooliku sibula ja hakkad siit peaaegu lahti lõikama. Ainult viimase otsa jätad kinni. Ja paneme sibula ka sisse. Ja siis paneme keema või ajame keema õigemini. Et ikka paneme suvisel gaasipliidil selle asja ajame keema. Nüüd peab ainult ootama, kuni ta keema läheb, siis saab tilli sisse panna ja need tilli varred ära võtta. Aga praegu läheb natukene veel aega, enne kui ta keema läheb. Ja siis läheb selleks põhiprotseduuriks lahti. Nii, nüüd ta ongi vaikselt juba keema hakanud. Ühest küljest vähemasti. Siis pole muud, kui korjame need varred ära. Sest nendega pole enam midagi teha. Nii. Ja paneme tilli sisse. Segame ära kenasti. Gaas peale ja keerame tule kinni. Nüüd läheb selleks protseduuriks, mis teeb temast rätikupudru. Rätikupudru jaoks läheb vaja palju rätikuid ja mul on ka üks fliistekk siin. Kõigepealt laotame ühe rätiku laua peale. Nii, siis toome selle poti ka siia. Nüüd pole muud, kui see tekk või lina sisse või rätiku sisse mässida. Ühelt poolt ja teiselt poolt ja keskpõrandale kokku jälle ja siis panna teine rätik. Tegelikult ma oleks pidanud need rätikud varem juba siia üksteise peale laduma. Aga noh, läks praegu nii nagu läks. Paneme teise rätiku
keerame selle ka peale. Ja nüüd jääb ta homseni seisma. Homme hommikul on see pudru valmis. Hommik on käes ja aeg on pudrukaos lahti harutada. Nii on valmis. Natukene segada ja ongi korras. Väga hästi lõhna.